tere, meie oleme Kojamehed. Täna saates Volkswagen, aga mitte see Volkswagen, üks teine. See on elektri Volkswagen, masstoodang, teate küll, saksa värk. Ja siin ta on. Nii ta läheb. Seal treileri peal on Volkswagen E-Up. Minu kogemus siis Volkswagen E-Upiga ja Möller autoga siis seekord. Kui ma selle siis reedel võtsin, istun sisse ja sõidan minema sellega. Elektriautode puhul meile jätakse see kaart, millega saab laadida. Et saada täis kogemust, eks ole, sest et see on ikkagi ju testisõit. Siin seda ei olnud, seal seda ei olnud. Siis ma mõtlesin, et saab vast hakkama, kuna pagasnikus on ju seinalaadja. Aga sõitsin mina maale 100 kilomeetrit Haapsalusse. Mõtlesin, et jätan üle laadima selle siis on ju. Ja siis võtsin selle seinastepsli, panin seina, panin autosse, näitab kollast tuld, siis ta peaks minema roheliseks ja ta ei läinud. Kustus ära lihtsalt. Proovisin uuesti. Vahetasin stepsli auke. Mõtlesin, et äkki suvilas on niisugune nõrgem elekter. Ei, siis läksin teise krundi peale, kus on tutikas elektrisüsteem. Proovisin seal kõik pistikud läbi. Nihutasin autot ümber. Mitte midagi ei toiminud. Auto lihtsalt ei hakanud laadima. Ja mul ei olnud piisavalt, et jõuda Tallinnasse tagasi. Mida ma teen? Terve küla, terve suvila küla oli ta selle auto ümber ja vaatas seda nagu mingisugust ilmaimet. Huvitav, miks see vool nüüd sinna sisse ei lähe? Läbi telefoni üritasin vanesele selgitada, et mis värk mul on, et mul on nagu kas voolus on mingi jama või miks see laadima, kes vanese pakkus mulle, et garaažis on need krokodillid ka, kui sa tahad. Manuaali ka ei saa lugeda, sellepärast, et manuaal on lätikeelne. Auto on millega pärast Läti numbrimärkidega ja kõik siin autos on lätikeelne. Täna siis ma vaatasin, et range oli umbes 109 ja Haapsalust Tallinna on 100. Mõtlesin, et jeeli äkki joppab ära. Ja ma võtsin ja ma panin Eco Plussi peale, mis peaks nagu hoidma seda kõige paremat reservi ja reservaati ja speedokat võtsin, lülitasin raadiod välja, konditsioneerid, kõik lülitasin välja. Sõitsin täiesti haudvaikuses. Ilmselgelt ma siia Tallinnasse ei jõudnud, siin me oleme siis Ääsmäe tankla parklas. Me oleme hetkel 40 kilomeetrit Tallinnast. Ta suutis ära sõita 65. Ma oleks hobusega ka tulnud Haapsalust Tallinnasse ära praegu. Elektriautod on eilne päev. Bensiiniauto tankimine võtab 3 minutit aega. Ja me peame selle auto panema treileri peale, et viia see tagasi Möller autosse. Kas me tahame kas see on tuleviku keel? Ja see kõik siin toimus minu jaoks nagu 2 päeva jooksul. Ehk siis mõtle, kui ma peaksin ostma endale sellise auto ja ma peaksin igapäevaselt tegelema sellise murega. Siis ma lihtsalt läheksin hulluks ja mind pandakse hullumai Seevaldisse või Paldiski maanteele või mis iganes. Et nüüd läbi selle väikese atribuudi sinna all see Volkswagen saab tunnetada tõelist kiirust ja ta pole kunagi nii kiiresti arvatavasti sõita saanud, kui ta nüüd hakkab sõitma. Mis puudutab siis igasugust varustust, siis nagu me näeme, on meil antud siis optional equipment ehk siis standardist kõvem 5000 kallim, kohe hinnaga ära 20 000 võite selle nalja eest maksta ja kui tahate veel suuremat nalja endale, siis ostke ka 25 000 eest. Mida siit saab? Suurt midagi tegelikult ei saa. Püsikiiruse saab heal juhul, radade hoidjad saab, mis hoiab rada, mis ei tööta ausalt öeldes väga hästi. Siis saab tahavaatekamera, mis on täpselt nii suur. Elektriaknad on siis 2 tükki, aga tagumistel ei ole. Ma tahaks sellest rääkida, et see on põhimõtteliselt sama raam, mis on väljas, et minu jaoks see võib tunduda nagu süga paljastatud uksed, mõnus, väga maalähedane, see näeb odav välja. Mida me ikka räägime? Selle autoga sa ei saa linnast välja tulla, sellepärast, et vaata, me oleme praegu treileri peal ja nii juhtub, kui tuled selle autoga linnast välja. Volkswagen on jõudnud siis uue lahenduse juurde, tagaklaasid käivad nii nagu bussidel, igal pool ei mingit elektrit, kokkuhoid on äraselt selle nimi, kokkuhoid. Ma siis proovin istuda ka siia. Jebegi. Siin ei ole ruumi. Rubriik, kui naine viskab kodust välja, kas autos saab magada. Jalanõud panen ära, mitte midagi muud. Ma ei tahaks punkte anda isegi magamise koha pealt.
käime siis kiirelt üle. Mugavus saab 0, sellepärast et minu nädalavahetus on rikutud. Mul ei olnud mugav olla selles autos. Ma tahan sellest lahti saada. Me peaksime tegelikult selle homme tagasi viima, me viime selle täna tagasi. Magamine 0, siin ei saa magada. Siin saab niimoodi magada, aga siis võid juba sama hästi seljaarstile ka ajakirja panna. 0-100 0, sellepärast et see teeb üle 10 sekundi ja siis ta juba on 0. Lisavarustus, okei, paar asja on, mitte midagi erilist, 20. Kütusekulu, kütusekulu, see on mu lemmik. Ma alustasin 200-ga, palju ma tegelikult sõita sain. Tallinnast Haapsalusse 100 ja tagasi siia Ääsmäele 160. Mind on petetud juba 30 kilomeetriga. Ja see jutt, 260 kilomeetrit. Nalliselt. Ma rohkem ei taha sellest autost enam rääkida. Kohtume järgmine kord, loodetavasti on midagi minule. Loodetavasti on see bensiini või diiselmootoriga. Ja kõik, pagin. Ja kõigile kommenteerijatele ma tahan öelda, et see ei olnud minu elektriviga. Ma tean juba, et see on nagu põhiasi, mis tuleb. Sul on mingi vale elekter, sul on mingi faasid, sul peab olema 200. Ei, ma ei viitsi kuulata seda. Asi on kas laadijas või autos.